Iraan tunnistab läbikukkumist pärast seda, kui Trump hävitas sillad ja lennujaamad. Samal ajal laiendasid Ameerika Ühendriigid 17. juuli 2026 varahommikuid rünnakuid ja tabasid struktuure, mis hoiavad Iraani režiimi toimimas. Maanteesillad. Raketitabamus tabas napilt Kueri vee silda keskkohast. Tükk Kueri vee sillast lihtsalt ei eksisteeri enam. Veidi silla keskel on veoauto. Keegi ei tohi minna Kueri vee silla poole. Kueri vee silla poolel on kogu sild Amaya Bulfakul täiesti katki. Hiiglaslik bensiinitsistern veoauto on hävinenud. Mujumal! Raudteejaam, Iranshar lennujaam, elektrirajatised ja kontrollpunktid rannikul lisati sihtmärkide nimekirja. Operatsioon jõudis 6. järjestikuse ööni ja keskendus Bandar Abbasele, Bandar Kamirile, Keshemi saarele ja Shabahharile, mis on seotud Hormuzi väinaga. Oleme nüüd Ameerika hävitajate rünnaku paigas, mis tunnistajate sõnul tabas silda 70 kilomeetri kaugusel Bandar Abbasest. See sild ühendab Bandar Abbase ja Bandar Kamiri tee ning viib Farsi provintsi lõunaossa. Selle rünnap tagajärjel sai veok kahjustada ja selle juht langes märtrina. Aitäh! Washingtoni eesmärk on katkestada sõjalised marsruudid, nõrgendada Iraani kontrolli naftatranspordi üle ja sundida Teherani taanduma. Tulemus on juba linnades näha. Iraani energeetikaministeerium palus elektritarbimist vähendada, kui temperatuur tõusis üle 49 kraadi Celsiuse, samal ajal kui lõunaosas elanikud seisid silmitsi katkestuste ja võrgukahjustustega. Režiim, mis ähvardas sulgeda Hormuzi väina, püüab nüüd hoida sillad, sadamad, rongid ja energiavarustuse töös. Donald Trump oli hoiatanud, et sillad ja elektrijaamad võetakse sihikule, kui Iraan ei naase läbirääkimistele. Juba enne välja kuulutatud tähtaega hakkas kampaania edenema mööda teid, mida kasutatakse ranniku varustamiseks ja Iraani surve hoidmiseks väinas. Reede pealetung tõi Iraani ranniku surve keskmesse. Reede teatas USA keskväe juhatus, et hävitajad, droonid ja laevad tulistasid täppismoona 10 sihtmärkide pihta. Infrastruktuuri nädal Iraanis. Rannik on rünnakute all. Lõikasime elektri ära ja hävitasime sillad, katkestades varustuse. Iraani meedia teatab, et nende peamine raudteejaam plahvatas. See jaam käitleb üle 100 miljoni tonni kaupa aastas väina kaudu. Samuti saadab see naftat Hiinasse. Ja veelgi enam. Eile õhtul hävitasime kogu rannikul komandopunkte, kaitsesüsteeme, rakette, droone ja jälgimisseadmeid, tabades isegi sisemaal pealinna lähedal asuvaid sihtmärke. Valitud piirkond ei olnud juhuslik. Bandar Abbas on Iraani suurim sadam ning seal asuvad olulised mereväe ja revolutsioonilise kaardiväe rajatised. Kashkini saar asub otse ühe maailma kõige tundlikuma energiakaubanduse marsruudi ääres. Neid punkte rünnates püüab Washington vähendada Iraani võimet jälgida, ähvardada ja blokeerida laevu. Surve jõudis ka teedeni, mis ühendavad Bandar Abbasi sisemaaga. Iraani meedia teatas, et pihta said 5 silda ning lisaks ka Bandar Kamiri raudteejaam. Vähemalt 7 inimest hukkus rünnakutest sildadele, teatas Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA. Associated Press hindas, et löögid näivad olevat planeeritud selleks, et raskendada ühendust Iraani peamise sadama ja riigi keskpiirkondade vahel, sealhulgas teed Teherani suunas. Iranshah lisandus samuti kaardile. Iraani riigitelevisioon teatas plahvatustest lennujaama lähedal ja kinnitas, et vähemalt 1 Ameerika rakett tabas seda rajatist. Shabahhar sai uue rünnaku osaliseks ja sadama liikumise jälgimiseks kasutatud torn varises kokku, teatas riiklik meedia. See asub Omaani lahe ääres ja seal paikneb ka revolutsioonilise kaardiväe kohalolek. Elektrivõrk paljastas veel ühe kaotuse.
Iraani energeetikaministeerium tunnistas rünnakuid energiataristu vastu ja palus lõunaprovintside elanikel vähendada tarbimist. See üleskutse tehti ajal, mil äärmuslik kuumus suurendas nõudlust ning Bandar Abbasis esines rikkeid pärast liinide ja seadmete kahjustusi. Soovitus lülitada tippajal konditsioneerid välja näitas, kuidas sõda on muutunud elanike igapäevaelu osaks. Teheran püüdis kasutada tsiviilelanike kannatusi Washingtoni süüdistamiseks, kuid ei suutnud varjata, et nende infrastruktuur muutus haavatavaks ja valitsus kaotas võimaluse samaaegselt tarbimist, kaitset ja logistikat toetada. Iraan kaotab vabaduse maanteedel ning seisab silmitsi takistustega nafta eksportimisel ja kaupade vastuvõtmisel sadamate kaudu. Mõju jõudis ka Katari. Dohas kõlasid sireenid Iraani rünnaku ajal. Õhutõrje peatas raketid. Katari siseministeerium teatas, et üks laps sai killu haavata. Juhtum on veelgi tõsisem, sest Kataris asub Al-Udeidi õhuväebaas, mis on üks tähtsamaid Ameerika Ühendriikide rajatisi Lähis-Idas ning Katar osaleb ka vahenduskatsetes. Iraan ründas just riiki, mis töötas diplomaatilise ruumi loomise nimel. Iraani vastulöök sihtis ka Ameerika Ühendriikidega seotud rajatisi Kuveidis ja Bahreinis, suurendades ohtu tsiviilisikutele ja olulistele teenustele. Kuveidis kahjustas Iraani rünnak üht energia ja vee magestamise rajatist. Kohalik valitsus sai tulekahju kontrolli alla ja alustas kahjude ulatuse hindamist. Kõrberegioonis seab sellise jaama tabamine põhivarustuse ohtu. Iraan püüab vastata Ameerika rünnakutele, avaldades survet Washingtoni liitlastele. Kuid iga uus seos või kohustus naaberriigi vastu tugevdab Trumpi väidet, et Teheran ohustab piirkondlikku julgeolekut ja kaubanduslaevandust. Võimalust maismaa operatsiooniks on analüütikud hakanud arutama, kuid ametlikku teadet sissetungi kohta ei ole. Armee veteran Stephen Hittendale hindas võimalust 10 ja 20% vahele ja märkis, et piirkonda juba paigutatud Ameerika väed võimaldaksid kiire otsuse tegemist. Ta tõi valmisoleku märgina välja 82. õhudessantiviisi ja merejalaväe ekspeditsiooniväe üksused. Kui suur oleks tõenäosus protsentides, et maismaa operatsioon võiks toimuda? Selle põhjal, mida me praegu näeme. Ma ütleksin, et see on madal, väga madal, võib-olla 10 või 20%. Olgu, see on hea. See on tõsi, jah, ma ütleksin nii, aga ära oota palju. See on nii halb, ma ei usu, et ütlesin, et maismaalise operatsiooni toimumise tõenäosus on 21 5 võimalusest. Olgu, see on üks võimalus 10. 1 10, see on ikka palju, eks? See näitab olukorra seisu. Aga probleem, Mario. Probleem on selles, et meil on väga vähe etteteatamise aega, kui maismaa operatsioon on kohe aldamas. Paljud väed on juba operatsiooni teatris ja elektroonilise sõjapidamise üksused on juba positsioonidel. Nad võivad kiiresti tuua rohkem vägesid Ameerika Ühendriikide mandriosast Lähis-Idasse. Aga maismaa vägesid Lähis-Idas on juba praegu palju, seal on juba piisavalt inimesi. Kuidas nad viiksid need väed saarele? See toimuks kas langevari hüpete kaudu lennukitelt ja helikopteritega või amfiiblaevadega. Kuidas nad sinna jõuaksid, kui kõik see nii on ja kas see on tõesti tõsine? See sõltub olukorrast koha peal, eks. Asi on selles, et me ei tea ja ei saa teada enne, kui see tegelikult juhtub. Aga tehniliselt võivad Ameerika Ühendriigid kasutada kõiki mainitud võimalusi. See ei ole Ameerika Ühendriikide jaoks probleem. Erinevus seisneb nüüd eskalatsiooni kiiruses. Kõigepealt tulid rünnakud kaitsesüsteemide, rakettide, droonide ja rannikuseire vastu. Seejärel tulid sillad, raudtee, lennujaam, energia ja sadama kontroll. Ameerika valitsus väidab, et püüab vähendada sõjalisi võimekusi, mida kasutatakse kaubalaevade vastu. Tegelikult isoleerib operatsioon ka strateegilisi punkte ja vähendab režiimi valikuid rannikul. Teheranil on vaja kaitsta Hormuzi väina, hoida kaubandust, taastada energia, kaitsta sadamaid ja reageerida sõjaliselt. Kõik see on blokaadi all. Režiim lubab endiselt rünnakuid suurendada, kuid nende vastus näitab surve ulatust. Raketid saadeti naaberriikides asuvate Ameerika baaside ja rajatiste vastu. Samal ajal seisis Iraani lõunaosa silmitsi purustatud teedega, tabamuse saanud raudteejaamaga, kahjustatud lennujaamaga ja tulepuudusega. Propaganda räägib vastupanust lõpuni. Tegelikkus näitab, et struktuuri lammutatakse ja rannik on Ameerika järelevalve all. Teheran võib endiselt valida läbirääkimised enne, kui Ameerika Ühendriigid laiendavad sihtmärke.
Trump ütles, et jätab energiaobjektid hilisemaks etapiks, kuid rünnakud on juba tabanud elektriseadmeid ja ülekandeliine. Režiimi järgmine otsus tehakse vähemate marsruutide, väiksema meresõiduvabaduse ja kuumuse ning elektrikatkestuste all kannatava elanikkonna surve all. Kui Iraani juhid kordavad ähvardusi, töötavad meeskonnad selle nimel, et taastada sillad, elektrivarustus ja juurdepääsuteed, mis toetasid režiimi kohalolekut Hormuzi väinas. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat PIX võtmekoodi. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.